Nüüd järgnevalt hakkame rääkima ühest kalki põhiteemast ja selleks on lahtrid. Miks ta põhiteema on sellepärast, et kõik andmed ju tegelikult asuvad meil töölehel ja asuvad lahtrites. Nüüd natuke täpsemalt, mida me järgmisena ette võtame, räägin mõne sõna teile, mida peaks arvestama nende lahtrite täitmisel andmetega, mis liiki andmeid üldse sinna saab sisestada ja kuidas nende lahtritega ka selles mõttes tööd teha, et teha neid näiteks siis vastavalt suuremaks või väiksemaks. Nüüd sellise sissejuhatava osana võiks teile siis niimoodi öelda, et kui te nende lahtritega siin töölehel toimetate, neid lahtreid on muidugi palju, siis peaks arvestama mõnda sellist reeglit. Ja see on natukene sarnased andmebaasi loomise reeglitega, kuid kuna kalk ei ole päris andmebaaside haldusprogramm, vaid pigem andmetabelite ja nendega arvutamise, nendega andmeanalüüsi loomise programm, siis sellegi poolest osaliselt ta nüüd kattub andmebaaside haldusega. Ehk siis ühes lahtris reeglina peaks olema konkreetne üksik informatsiooni jupp. See on selline, ütleme, vaikimisi põhimõtte reegel, mida tuleks jälgida. Näiteks, kui ma teen andmetabeli, kus mul on nimi ja samamoodi perekonnanimi, siis hiljem on mul võimalus näiteks oma tabelit sorteerida, filtreerida ja otsida nii eesnime järgi kui ka perekonnanime järgi. Kui ma loon oma andmetabelisse ainult ühe ainuma lahtri, mille nimi on nimi ja trükin siia ees perekonnanime kokku ja arvestades ka veel mõnel on eesnimi mitte üks nimi, vaid rohkem, siis mul ei ole võimalik näiteks enam tabelit sorteerida perekonnanime järgi. Ja mul ei ole võimalik ka mugavalt otsida ühte perekonnanime või ühte eesnime ainult. Tänu sellele, et ma olen pannud 2 informatsiooni ühte lahtrisse. Ja seda põhimõtet tuleks tabelite koostamisel jälgida. Et kui näiteks on tegemist väikese andmetabeli andmebaasiga klientide kohta, siis hea on näiteks panna eraldi kliendi aadressi andmed, kus on tänav näiteks koos majanumbriga, eraldi näiteks on linn, eraldi on postiindeks. Vajalik on ta jällegi sellepärast, et kui ma tahan filtreerida või sorteerida või otsida, siis mul on võimalik otsida ühes veerus olevate ühesugust andmete järgi. See on see oluline põhimõte, mida peaksite andmetabelite koostamisel jälgima.